Vaadake neid tipusid. Nii väga tahaks neile pai ja musi ja kalli teha. Kaamlid on jobud. Miks kaamlid jobud on? Sest nad sülitavad ja... Ära sõida nii lähedale neile. Väga ülbed. Miks nad ülbed on? No ma oleks ka ülbe, kui ma sellist asja peaks tegema päevast päeva. See ei vaata nii vastu videot. Ei. Tulime üle vaatama neid. See on see väike bassein, kus me olime. On ka või? Ühesõnaga jah, tulime vaatama, kuidas see kõik siin välja näeb. Siis kui siin on väga suur mõõn. Hetkel vist siin ei näe, aga siin oli mingi täiega krabisid. No mitte täiega, aga mingi 3-4 tükki. No mina rohkem ei näinud, aga siin väidab, et on rohkem. See ei vahtuma mingid mõtteid. Igal juhul jah. Siin muidu ajas vett siit üle ääre siia. Aga nüüd ei ole enam vett siin. Ja siin inimesed hüppasid vette siia ja sealt hüppasid vette sinna. Ja minust ei ole nagu üldse hea koht, kus vette hüpata. Aga siis kui sügavam on, siis ei ole näha ja siis inimesed arvavad, et noh, kui kivi ei ole näha, siis võib hüpata. Kus kohas? Läks ära vist. Jälle läks ära siis, kui mina tulin. Ma ei meeldi krabidele ühesõnaga. Ok. Jätan meelde. Näe, vaata. Krabi. Seal on üks veel vist kivi taga. On ju, oh my god. Need on suht suured. Enne seisin seal, kui filmisin. Aga no põhimõtteliselt vesi siis tulebki siit, on ju, ja sinna üle niimoodi. Väga nagu huvitav on vaadata niimoodi, et kui kõrgele nagu see vesi ikkagi tõuseb. Päris lahe. Päris lahe. Käisime krabisid jahtimas. No mitte nagu jahtimas, nagu tapmas, aga selles mõttes jahtimas, et lihtsalt tahtsime näha neid veel, sest et enne esimene kord, kui täna hommikul siia tulime, siis kõndis Siim ees ja siis ajas kõik minema. Hirmutas nüüd kõik ära. Ja siis käisime vetsus vahepeal, tulime tagasi siia, siis tulin mina esimesena siia ja siis nägime rohkem neid. Et päris lahe. Ja siis me kõndisime sealt nagu äärest teisest kohast nagu tulime siia äärde, hakkasime mööda äärt tulema siia ja siis seal ühes kohas oli maopesa näiteks. Tulime ühes kuskil seal aukude vahel äkki või? Või see seal või? Oota, ma nüüd ei tea, kus ma näitan. Seal vist. Või siis seal kuskil. Ühesõnaga kuskil seal oli. Ja siis oli korraks hästi tõmbas uni jahedaks. Aga õnneks ta oli nagu täitsa pesas sees, ma ei usu, et ta meid nägi. No ta niikuinii kuulis ilmselt meid, aga ma arvan, tal oli kõik hästi praegu. Sellepärast ta ei tulnud pesast välja. Mingi rohelist värvi oli. No me ei olnud nii lähedal ka, jah, aga ikkagi. No me olime umbes, ma arvan, nii lähedal, kui sina mulle praegu oled. Maule olime umbes nii lähedal. Koobas oli meil näo eeskond peaaegu. No koobas jaa, aga ta oli seal ikkagi nagu sees. Jah. Olgu. Tulime ühesõnaga natuke seiklema täna. Käisime päiksetõusu vaatamas ja teises rannas seal, kus ma jalutamas käisin üks kord siis, kui Siim trenni tegi samal ajal. Nii et natuke liigutame ennast. Viimane nädal on jäänud siin. Nii et siis mõtlesime, et liigutaks natuke rohkem ennast. Issand, kui lahe. Nii nunnu näeb palju. Nagu naeru nägu on. Jaa. Siim ei saa muule mõelda kui ainult sellele, et kui äkki hammustaks tillist. Nagu paljalt tujumine. Nagu jah, paljalt. Kaugelt vaatad ei olegi silmi näha, aga niimoodi vaatad, siis on sisse suumid. Vaadake seda nunnut elukat. Kas teil on hambad ka suus või? Mis sina arvad, Siim, kas teil on hambad suus?
see hull otsustas, et oleks tore minna tagasi sinna maokoopa juurde ja pilti teha temast. Siim. Mis sa teed? Ütle nüüd, et ta on ära läinud. Ta ütles, et ei ole. Ma ei saa sealt nii kaugelt ilmselt pole kuulda. Hull vend. Või on madu? Ma ei tea, ma ei saa aru, mis see on. Või on mingi surnud madu? Surnud madu maa jääs, noh. Mingid jäljed siin on, jah? Noh, nagu on ju. Minu arust ka. Lähme ära igaks juhuks. Update koju jõudes guugeldas Siim ja tegelikult juba guugeldas juba ranna juures. Ja mina guugeldasin nüüd kodus ja ega täpselt aru ei saagi, kas see oli madu või ei olnud. Sest et esimene kord, kui me sealt mööda läksime, siis ma tahaks öelda, et ma 100% nägin rohelist madu. Nagu 100%, vähemalt nagu siuke saba osa oli nagu seal minu eest. Siuke roheline ja jälg oli ka, seda on videos ka näha. Aga kui me sinna läksime, siis seda enam ei olnud. Või siis ta oli kuskile sügavamale läinud, peitu pugenud lihtsalt kaugemale. Aga, või siis teine variant on see, et hirmul on suured silmad. Nii et ei teagi täpselt, mis see oli. Ja guugeldades ei leidnud otseselt mitte ühtegi nagu sellist rohelist madu, mis mina oma silmadega nägin, mis ideeliselt peaks olema siin pool Austraaliat. Aga samas neid liike on nii palju erinevaid ja nad igas valguses näevad erinevad välja ka ja nii, et päris täpselt lõpuks ei saagi aru, nii et ei tea. Aga no vähemalt meil läks hästi selles mõttes. Kui see isegi oli madu, siis meil läks hästi. Tahtsin teile näidata, kui hull niiskus on väljas. Näete seda märga asfalti siin on, või noh, vist on asfalt, jah. Ja vihma ei ole sadanud, lihtsalt ütlen, vaid see on kogu niiskus, mis on üle öö tekkinud. Nii et ja praegu ei ole veel nende niiskeperiood. Nii et ma ei kujuta ette, mis see nagu päriselt sellel nii-öelda niiskel perioodil siis üldse siin toimub, kui juba praegu on nii niiske. Siin siis minna vetsu ja siis tegin selle vetsupoti lahti ja ma ei tea, kas ta ei tee ju midagi selles mõttes. Vaata, ta on seal. Ihele. Korda, mine ära palun siit. Ta liigutus. Ma ei tea, ma lasen vett, aga ma arvan, et ta ei lähe sellega alla. Mida? Ta on kleepub sitagani. Läinud. Ideeliselt oleks me pidanud juba täna ära lendama siit Pluumist. Aga Siim jäi haigeks. Me ei tea kuidas, me ei tea kust, aga tal on gripp. Ja lükkasime oma lendu siis 3 päeva edasi. Lootuses, et selleks ajaks on, kui Siim juba mitte 100% terve, siis vähemalt 90% terve. Nii et jah, aga mina hakkasin pakkima ja täitsa lõpp, kui palju asju ikka on nagu. Me ju nüüd, kui Eestis käisime, tõime mingeid jopesid ja asju veel juurde, sest et seal, kus me enne olime, seal oli külm. Ja no nüüd tegelikult, kuhu me lähme, siis praegu on ka seal külm. Nii et loodetavasti tuleb ikka kasuks ei olnud nagu mitte mõteta asjade kaasavedamine edasi-tagasi üle Austraalia ja ühest maailma otsast teise maailma otsa. Jube palav on. Siin niiskus järjest vaikselt juba tõuseb ja see on ulme ikka.
siin tuttav ka rääkis, et kui see nagu päris nagu märg hooaeg siis on nii-öelda, siis siin ei ole mitte kuskil õhku ja sa lähed duši alla, tahad külma vett, aga sa ei saa külma vett, siis sealt ei tule külma vett lihtsalt. Nagu leiget, aga mitte külma. Nii et jah, väga-väga huvitav, tahaks kunagi siin. Ma kuulsin, et keegi rääkis, aga vist õues naabrid midagi seletavad. Ühesõnaga, et tahaks ikkagi ise ka nagu päriselt seda märga hooaega siin kunagi kogeda. Nii et loodetavasti see meil õnnestub ka. Aga ja, Siim jäi haigeks ja me käisime EMO-s, sest et tal oli 3 päeva palavik kogu aeg, 39,5 ja 39, mis iganes midagi, 39 oli kogu aeg. Võttis paratsetamooli sisse värk-särki, aga siis korraks läks 38 millegi peale ja siis tagasi 39 midagi jälle. Ja siis kui 3. päev oli, siis ma olin kurat, ma ei tea, et igaks juhuks äkki peaks käima. Mine sa tea, mis see on ju. Läksime sinna siis ja pidime maksma $775. $775 selle eest, et nad tegid talle testi, selle ninakaabitsaga testi ja arst siis kuulas kopse ja ilmselt tegi siukse kõige tavalisem arstliku läbivaatuse, mis ka perearst teeb, on ju, isegi verd ei võetud ega midagi. Ja siis andsid tablette, andsid siis ibumetiini mingil põhjusel, mitte paratsetamooli ja andsid siis mingisugust spetsiifilist rohtu veel. Ja siis väidetavalt justkui selle nagu gripi vastu, aga selle gripi kõrvalnäidustused, tähendab mitte gripi, vaid nende tablettide kõrvalnäidustused, ma lugesin, olid nagu väga jubedad. Nagu mitte need kõige tihedasemad, vaid nagu need, mis harvemini võivad juhtuda või harvemini võivad esile tulla. Nii et seal on mingi käitumismuutused, nagu häired või nagu jah, ühesõnaga mingid nagu väga-väga haiged kõrvalmõjud ja ma ei ole vist ühtel nagu pole kunagi ise vähemalt pidanud võtma. Ma arvan sellised tablette, kus nii tugevad või nagu nii imelikud kõrvalnäidustused võivad tekkida. Kuigi siin, kui ma ise ka vahepeal pidin räigelt antibiootikumi korraga sisse võtma, aga ma ei tea, mis seal kõrval näha tulid, ma võtsin kõik korraga sisse ka, nii et. Aga olen elus õnneks. See selleks. Ühesõnaga, väga palju pidi maksma ja selles mõttes, et suure tõenäosusega meil ikkagi see kindlustus katab kinni. Ta ilmselt 100% ulatuses ei kata, aga 90% katab vist umbes niimoodi. Ma ei mäleta, mis meil see oma osalustasu seal oli. Aga jah, nii et nüüd ootamegi haiglast siis seda arvet ja saame siis selle arve pärast sinna kindlustusele esitada. Vot, tahtsin väikese update'i teha ja lendame siis üle homme, täna on 12.13, jah, 14. läheb meil lend ja 15. jõuame siis Melbourne'i. Nii et põnevad ajad. Ja niimoodi hommik õhtu, lõuna. Naabriteks on siin kõrval, mitte siin, vaid seal majas on päris maalased. Ja siis selline lõugamine käib kogu aeg. Tahaks nagu aru saada, aga väga ei saa. Vaadake seda hullust lihtsalt. Täiesti ulme. Siin on kõik tööriided näiteks meil panin sinna kõik asjad, mis tööriietega seoses on. Põhimõtteliselt kõik mingid nipet-näpet asjad ja alles veel. Siin on terve hunnik puhast pesu veel vaja kokku ära panna, siis seal on mingid mandid. Ühesõnaga, jah, see on. Ja pesu veel peseb ka, nii et ma ei tea, kuidas me kõik ära mahutame. Meie hakkame ära lendama. Siin näiteks pool lennujaama ei olegi üldse katuse all vist, et see avatud on. Aga samas aru saadab siin väga-väga külmaks ei lähe ja ongi õhku vaja kogu aeg, muidu ei saa hingata. Tere hommikust! Oleme maandunud Melbourne'i ja kell on... Mis kell on? Kella ei olegi. Mingi 7 või?
6:30. 6:30, mis sul on nüüd? Mul on köha. Kühi ära siis, sa nagu ei kühi. Ei taha kühi. Kell on 6:30 hommikul Melbourne'is. Meie kehakell on praegu 4:30 hommikul siis. Ja me ei ole maganud üldse. Me isegi lennuks korra mõtlesin, et võiks magada, aga ei õnnestunud magada, et päris jahe on siin. Oota, me peame tegelikult paremale minema. Miks me ei lähe siis paremale? Nii veider oli siia Melbourne'i või nagu lennujaamas olla, et siuke tunne nagu läheks reisile kuskile. Aga tegelikult nagu me kolisime siia. See on nii veider. Ja nii ja mõnus soe oli, täiega külm on siin praegu. See võib sadama ka hakata sellest. Ja. See vastab meelest ära neid. Ja meil ei ole vihmakindlaid riideid. Ja mul tundub, et sellest jakist ka väga ei piisa tegelikult. Mul nagu puhub täiega läbi. Kahtlustasingi, et oleks pidanud panema midagi muud. Oh, well. Õnneks saime oma 4 suurt kohvrit, või no meil on 2 suurt kohvrit ja siis on 2 seda nagu spordikotilaadset asja rataste peal. Saime need siia siis receptionisse jätta. Ja mitte midagi kuskil väga lahti ei ole. Me saame alles oma tuppa kus te ütlesid, kuskil 1:30-2 võib-olla. 1:30. No ma arvan, et pigem 1:30-2 kui 1. Nii et jah, siis peame lihtsalt midagi tegema kuskil nii kaua. Leidsime kohviku, kuhu potsatasime korraks maha. Ma kommenteerin edasi, mis ma sellest linnast siiamaani arvan. Meile farmis elanikud ütlesid, et neile meeldib siin Melbourne'i liiklus rohkem kui Perthi oma, sest et justkui nagu loogilisem tundub või kuidagi nagu paremini on justkui nagu lahendatud see, aga minu arust nii palju, kui ma praegu näinud olen, muidugi poole unise peaga on ja siin on esiteks trammid. Mina trammi, ma nagu tartlasena on, et tartlased ei tea midagi, mis tramm tähendab. Tallinnas ka nii palju käinud olen, siis trammidega nagu väga kokku puutunud ja olen niimoodi, et kuskil teed ristuksid, aga nagu mitte ei ristuks, aga nagu ühesõnaga, et sõidutee on samas kohas, kus on trammitee, et sa pead nagu sõitma sama rada. Siin oli päris palju selliseid kohti, kust läheb mingi niimoodi kuskilt vahepealt läbi ja ühesõnaga see on natuke hirmutav. Aga no õnneks me siin linnas väga palju liiklema niikuinii ringi hetkel vähemalt ei tea, me ei tea, mis tulevikus saab. Aga jah, ja ulme ikka kuu aega elanud väikses linnas ja ülejäänud aeg oleme elanud ju maal kogu aeg ja kui Perthis linnas käisime, siis ega me seal väga palju ringi sõitnud, ainult üks sama trajektoor ja ulme ikka nagu, kui ma olin arvamustada, mida tähendab elada suures linnas. Vancouveris oli ka nagu see, et sa sõidad ja ikka kuskil lõpuks kohale ei jõua. Ja Melbourne on vist päris 2 korda suurem, aga nagu on ikka kõvasti suurem kui Vancouver oli Kanadas, nii et jah, huvitav. Nüüd võtame kohvi, väikse snäki ja siis vaatame, mis asja saab. Thank you! What? Tulles ilusa ookeani äärest sellisesse solgivette. See on nagu jubedam kui Emajõgi ja kõik Porijõgi, jah. Väga hull. Ma ei tea, nagu ma räägin ka tavaliselt hästi kõvasti, kui ma nagu oos olen. Aga selles mõttes, et mida nagu targemalt ikka inimesed teevad, kui nad on viimase 24 tunni jooksul 0 tundi maganud. Võtavad ette 6-kilomeetrise matka. Jah. Meil on Mätsi. 6 tundi aega. Jah. Ja mitte midagi pole teha. Nii et jah. No oleks, aga ei jaksa midagi teha. Ja meil ei ole autot, siis ongi jah, okei, ühistranspordi või variant on ka. Aga ma jääks magama, ma arvan.
mingi trammiga või mingi bussiga või rongiga kuskil sõidaks praegu. Ja just tuleb see rõve väsimus peale, aga niimoodi kõnnid, siis nagu aru ei saagi, siuke tunne nagu purjus oleks lihtsalt. Ega midagi hullu ei olegi. Veel. Räägime paari tunni pärast. Ja vaadake, kui ilus roheline siin on. Ja see on ehtne muru. Täitsa nagu päris uskumatu. Nagu esimest korda näeks muru. Siim on väga entusiastlik nagu näha. Ja teate, mis me veel tähele panime? Me Pertis ei näinudki üldse pappe, tähendab neid tuvisid. Minu arust vähemalt ja Siim arvas ka, et vist ei näinud. Seal olid need papagod igal pool ja siis need mustad rongad või? On ju? Ah? Jah. Aga siin on tuvi, isegi varblaseid nägime. Nii et siuke tuttavam elajaskond või elukond. Kuidas sa nimetad seda? Tahaks öelda elundkond, aga see ei ole õige. Ühesõnaga, saate aru küll. Läksime nüüd kesklinna poole või kesklinna. Ütleme nii, et tunne on väga uimane. Vaikselt käib pea ringi. Ja keha liigub suht automaatika peal. Väga ei jaksa enam midagi. Vahepeal oli hull jututuju. Siis nüüd tükk aega oli siuke vaikus. Proovisin keskenduda sellele, et magama jääks. Kuidas me jääme ellu? Kui me kuskile kohvikusse maha istume, me jään magama seal kohe nagu. See on täpselt nagu me mäletan, kui me lendasime Kanadast tagasi Eestisse. Ja siis me olime Saksamaal viimases vahepeatuses enne Eestit. Me tulime Riiga ju veel. Ja ühesõnaga. Olime Frankfurdi lennaamas, meil oli sitaks aega ja me olime magamata ja jõhker kuriti see ajavahe oli ka värki. Ja vahet oli, jääme siia. Ja ajavahe oli ka ja siis lõpuks istusime seal nagu puhkealas laua taga ja ma lihtsalt tundsin üks hetk, kuidas ma võin tikud silma vahele panna, aga mu silmad lihtsalt vajuvad kinni ja siis ma lõpuks sain magama niimoodi lihtsalt nipsust. Lihtsalt nagu keha andis alla, ta oli nagu nope shutdown. Et ma arvan, et siin võib sama juhtuda, kui me lõpuks kuskile kohvikusse maha istume. Linnas sellises majas on, ma ei tea, kas on, aga tundub, et on avalikud vetsud näiteks. Väga fancy maja, ei tea, kas seest näeb ka sama fancy välja. See kaubanduskeskus on näiteks, kui parkla korrusega sisse arvestada, siis on siin 8 korrust. Siin on kino ja bowling ja mingi arcade. Kuidas arcade eesti keeles on? Mingid mängutuba? Ei, kuidas on? Mängukoobas. Mängukoobas, jah. Päris hulle. Veedame lihtsalt aega. Varsti tegelikult lähme, kõndisime mööda enne ühest kassikohvikust ja siis mõtlesin, et lähme sinna. See tehaksegi nüüd varsti lahti ja siis lähme sinna, võtame kassi kaisse ja lähme magama. Ja siis kutsutakse meile turvamehed ja aetakse minema, et mis te magate siin kohvikus. Aga samas, kui me võtame mingi joogi või midagi või söögi, siis vast ei ole hullu. See on ikka veel kesklinn, aga näiteks see hoone siin ja siis too hoone seal üle tee. See ka, kõik hooned. See ka vist, jah. See hoone, see suur hoone, siis too sealt kõik see hoone ja see siin terve suur hoone, kõik on ülikool. Mis on päris lahe nagu. Sealt läheb edasi. Ja sealt läheb, mitte väga pikalt. See ongi minu arust ainuke põhihoone siin nagu. Sealt kaugemale enam ei lähe, aga jah. Päris ängsa. 887 on kõvaks leid. Sellest räägib Siim siis. Seal on ka üks.
siin on ka üks kiisu veel. Neil on siis põhimõtteliselt siin niimoodi, et teisel korrusel on ala, kus saab kassidega koos chillida. Ja siis on allkorrusel ka veel ala, aga seal on nii palju inimesi, et ma seal ei hakka filmima praegu. Näete seda nunnat. Väga tore oli seal kassitoas. Ainult, et ma arvasin, et see on nagu midagi laadset nagu Tallinnas on see kassikohvik, et sa lähed sinna, sa saad nagu actually süüa ka järgi. Aga seal oli tunnitasu ja kui sa lihtsalt tahaksid olla seal, siis on 23.50 ja 26.50 näiteks oli siis niimoodi, et oled seal ja saad ühe kuuma joogi valida ja tund aega nagu. Ja me kassile maiustuse võtnud ja siis alguses esimesed pool tundi vähemalt oli nii, et kassid olid nagu inimeste juures, kes neile hüüa pakkusid obviously. Ilmselgelt, kui eesti keeles rääkida. Seega jah, alguses olid nagu kaugemal, aga siis lõpuks juhtus kuidagi niimoodi, et inimesed kõik hakkasid meie ümber söötma ja said kassid ka meie ümber, nii et siis oli päris tore. Väga huvitav kogemus. Aga tundub, et kassid näevad nagu väga okeid välja nii kuivõrd selles mõttes, et sõbralikud ja elurõõmsad ja see on mingi 21 kassi vist või midagi sellist. Ja väga tore kogemus oli. Saime lõpuks majutusse sisse. Vaadake palun nüüd neid kohvreid või noh, need on need spordikotid, 2 tükki, 2 täiesti pungil kohvrit, mõlemad on sama täis. Ja siis on veel seljakotid on ju. Siis meil on need pudelid 2 tükki ja siis oli munnakas ka veel. Täiesti aamen, aga õnneks see apartment on väga mõnsa. Mitte, et me ilmselt siin väga palju aega veedaks, aga Siim läks nurka. No see ei ole väga nurk tegelikult, aga kas siin on, mis siin on ka veel või? Ai, siin on lihtsalt 2 kappi. Väga nice. Ma isegi mäletan, mis me sellest maksime. 4 ööd oli äkki, see oli 300 midagi või? Oli 200 midagi. Vaatan üle, kui ma ei mäleta enam, mis see oli. Aga väga tipp-topp. See on just mingi uuem maja, sest et siin on ilus terrass või siis, kuidas seda nimetada, rõdu ja imeline vaade. Ehitus käib, saab ehitusjärelevalvet teha, kontrollida kvaliteeti läbi akna. Jah, et see piirkond on ühesõnaga, alles arendatakse seda piirkonda, nii et see on päris uudne ja peaks AC tööle panema või noh, soojenduse peale konditsioneeri, sest päris külm on siin. Ütleme nii, et need Austraalia koristusnormid muidugi ei vasta mitte mingisugustele asjadele üldsegi, et seal mingid sitatükid on ja ma ei tea, mis siin üldse. Siin oli seina peal ka, kapi peal mingisugused sitaplikid ja siis Siim läks vetsu, ütles, et seal oli ka nagu mingid tilgad selle asja peal, teate küll, see prillaua peal. Et jah, tuleb natuke ringi vaatama, äkki siin on veel kuskil mingi väga sita hunnik maas, siis ideeliselt võiks nagu siin on mingi sitt maas ja okei, see on võib-olla nagu väga pirtsutamine juba, aga samas nagu kui sa tuled ikkagi kuskile hotelliruumi või see ei ole hotell, see on isegi nagu kortermaja justkui, et siis võiks nagu puhas olla ju kõik. No loodetavasti äkki on voodipesa vähemalt puhas, näeb küll puhas välja. Oh jah.